Hei, tere tulemast nahahoolduse ja enese eest poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Olen varasemalt oma kanalil jaganud väga palju The Ordinary erinevaid nahahoolduse tooteid. The Ordinary brändina on minu jaoks väga sümpaatne ja ma armastan väga paljusid nende tooteid. Aga lisaks nahahooldusele pakub The Ordinary tegelikult ka juuste hoolduse tooteid ja lisaks ka meigitooteid. Võib-olla mõni teist ei ole üldse kuulnudki, et The Ordinary pakub ka meigitooteid. Siis tänase videoga tutvustangi teile The Ordinary seerumi jumestuskreemi ja ma ei ole ise ka teda varasemalt veel proovinud. Ma tellisin selle jumestuskreemi endale juba tükk aega tagasi. Ma ei ole teda lihtsalt jõudnud katsetada ja mõtlesingi, et tänases videos katsetame teda koos. Tutvustan sulle seda jumestuskreemiga natukene lähemalt ja vaatame siis, kuidas see seerum jumestuskreem naha peal välja näeb. The Ordinary on tuntud kui väga heade, soodsate hindadega ja lihtsate väheste koostisainetega nahahoolduse bränd. Ja kui nahahoolduse bränd hakkab tegema ka jumestustooteid, siis minu tähelepanu on kindlasti võidetud. Sest et The Ordinary tooted üleüldiselt on ju kõik värvainete, lõhnaainete vabad. Nad on suuresti minu meelest kõik vegan, julmusevabad kindlasti kohe. Ja nad ei sisalda liigselt muid koostisaineid, vaid on tõesti väga lihtsad paari koostisainega tooted. Jumestuskreemide puhul kindlasti ei saa ainult paari koostisainega hakkama, et selles mõttes siit ka paki pealt on näha, et see koostisainete nimekiri on päris pikk, aga vaatame siis täpsemalt. No nii, aga räägin sulle siis alguses veidikene lähemalt sellest jumestuskreemist. Tegu on siis seerum jumestuskreemiga. The Ordinaryl on tegelikult 2 erineva koostisega jumestuskreeme. See, mille mina endale haarasin, on siis seerum jumestuskreem, mis peaks olema niukse vedela kerge konsistentsiga. Ja nende teine jumestuskreem on sellisem rohkem katvam, kreemisema konsistentsiga. Nii et minul siis see seerum variant. Tal peaks olema siis keskmine katvus, teda on lausa 21 erinevas värvitoonis ja iga värvitoon tuleb suurepäraselt tegelikult 3 erinevas alatoonis, mis siis on sooja alatooniga, neutraalse alatooniga või siis külma alatooniga. Mis on suurepärane, sellepärast et enamus dekoratiivse kosmeetika brände ei lahterda või ei tekita ühes konkreetses värvitoonis erinevat alatooni, siis jumestuskreeme. Aga meie nahad on erineva alatooniga ja tänu sellele ma arvan, et The Ordinary jumestuskreemide seast leiavad kõik endale sobiva just tänu sellele, et neil on ka erinevad alatoonid. Tegemist on väga vesise, väga sellise kerge jumestuskreemiga. Nahal peaks ta tunduma siis selline tõesti kerge, märkamatu ja peaks olema siis naturaalse ja keskmise katvusega lõpptulemusega. The Ordinary koduleheküljel on selle jumestuskreemi kohta kirjutatud ka lausa selle jumestuskreemi pH, mis jääb siis 6 ja 8,25 vahele. Ehk siis ta on natukene aluselisema pH-ga. Ta on samuti alkoholivaba, õlivaba, pähklivaba. Ta on täielikult vegan ja julmusevaba toode. Ta on ka gluteenivaba ja lõhnaainete vaba. DCM-i koduleheküljel maksab see jumestuskreem 6 eurot ja 70 senti. Ma ei olegi leidnud seda nii-öelda Eesti The Ordinary edasimüüjatelt, näiteks Douglase või Beauty Republicu kodulehelt. Seda saab siis tellida otse siis DCM-i koduleheküljelt. Sellel on ka lisatud veidikene SPF-i, SPF 15. Aga kindlasti ära jää lootma oma päikesekaitsefaktorile just jumestuskreemi toodete osas, vaid kanna kindlasti enne meikima asumist nahale hommikuses nahahoolduses SPF 30, parem veel SPF 50. Ja ta tuleb sellises pumbaga plastikpudelis ja seda pumbaga otsa saab ka sulgeda. Nii et päris mugav, selline kerge, suhteliselt lihtne pakend. Ja enne kasutamist kindlasti tuleb seda siis loksutada, sellepärast et on niivõrd vesine, et hoida ikkagi need pigmendid niimoodi lahustunud ühtlaselt ja et ka lõpptulemus oleks ühtlane. Ta tõesti päris loksub siin sees. Ma loodan, et seda on kuulda. Aha. Nii et tõesti väga vesine tundub ta. Ja mina valisin siis enda nahatoonile toonis 1.1 ja alatoonis N. Ehk siis minul on pigem hele nahk ja neutraalse alatooniga. Nii et ma loodan, et see peaks minu nahale sobima. Ja nagu ikka, teda on tavapäraste jumestuskreemidega võrreldes 30 milliliitrit. Pakendi avades siis tuleb kasutada
ära 12 kuu jooksul. Ja kes on siis natukene segaduses, et milline alatoon või milline toon täpselt sinu nahale just sobib, siis kindlasti soovitan uurida DCM-i kodulehelt selle jumestuskreemi alt, sest et seal on pandud ka selline suurem pilt kõigi värvitoonide nii-öelda proovidega nahal ja sa saad neid toone ja alatoone üksteisega võrrelda ja saad sealt parema ülevaate, et milline toon versus milline alatoon täpselt naha peal välja näeb. Ja ei ole öeldud ka, et millisele nahatüübile see jumestuskreem täpsemalt sobima peaks. Kuigi kui tal on selline satiinmatt tulemus või naturaalne tulemus, siis eeldan, et peaks sobima kõigile nahatüüpidele. Nii põhiline info on sulle selle jumestuskreemi kohta jagatud, ega meil ei jää muud üle, kui proovida ta nahale. Võtame prillid eest ära. Ma olen teinud enda hommikuse nahahoolduse, nagu ikka ma teen, lõpetanud selle SPF kreemiga ja ma ei ole kasutanud oma nahal ka ühtegi primerit, et kannamegi ta ilma primerita ainult siis nahahoolduse peale. Ja vaatame, kuidas ta siis sellel ilma primerita nahal välja näeb. Proovin ta siis läbi loksutada, sest et on tõesti niivõrd vesine. Ja nagu ikka oma jumestuskreemid kannan enda käe seljale ja siis hakkama vaikselt näo peale teda tupsutama. Ta on mega vesine tõesti, hakkab kohe voolama alla. Oi, ta on põhimõtteliselt tundub nagu vesi. Uskmatu, ta on niivõrd kerge konsistentsiga. Põhimõtteliselt, kui näpu sisse panna, siis ta jääb nagu vesivärv näpu peale. Okei, väga põnev. Nii. Mul on nüüd pool nägu ära tupsutatud, ajan ta poolel näol laiali ja siis saame kahte näopoolt oma vahel võrrelda. Ja nagu ikka ajan ta laiali jumestuskreemi pintsliga. Tahaks tegelikult võtta väikse peegli, et näha ka ise paremini. Aha, okei. Värvitoon tundub päris hea. Läheb väga kiiresti laiali, et ei ole üldse raske teda laiali ajada. No nii. On vist enam-vähem laiali aetud. Jah. Siit nina peal istud natuke imelikult. Okei. No nii, ma loodan, et selles valguses on näha, et olen siis kandnud ühele näopoolele ja teine on katmata praegu. Värvitoon on vist täitsa ilus. Jah. Värvitoon tundub hea. Et see 1.1 neutraalse alatooniga tundub täpselt minu värv. Tulen natukene lähemale ja näitan sulle, et tal on tõesti pigem selline kergem katvus, et ma ei pannud teda ka väga palju, aga ta sulandub minu nahka küll niimoodi, et ma peaaegu ei saagi aru, et ma olen jumestuskreemi pannud. Wow. Ta on ikka väga-väga sellise loomuliku, tõeliselt loomuliku lõpptulemusega minu jaoks. Aga natukene ta ikkagi ühtlustas nahatooni ja tekitas sellise natukene viimistletud tulemuse. Ta jääb sellise väikese läikega või tõesti sellise pigem satiinisema niukse ilusa, väga-väga loomuliku tulemusega. Wow. Okei. Ma arvan, et igapäevaseks jumestuskreemiks selliseks tõesti väga-väga naturaalseks tulemuseks on see küll suurepärane. Eriti sobib, ma arvan, neile, kellele ei meeldi võib-olla üldse sellised tugevad, rasked jumestuskreemid, mis jäävad võib-olla liialt nagu meigi moodi nahale, et nad ei sulanduks naha sisse, siis see sulandub niimoodi, et ei saa arugi, et oleks meik näos, aga samas ühtlustab ja natukene siis täiustab nahka. Teeme teise poole ka. Näitan sulle praegu. Just panin siia natukene rohkem juurde ja see on nüüd, mis ma enne panin käe peale. Ma loodan, et kaameras on näha, et ta on natukene
õhu käes siis mu naha peal oksudeerunud. Nii et jällegi olla valvel selles mõttes, et see jumestuskreem vist natukene nahal võib oksudeeruda ehk siis muutuda tumedamaks. Tõesti, see tekstuur on uskumatu, ta on nagu paneks vett naha peale, see on nagu, kui kerge, kui mõnus. Okei. Tõesti võib, ma ei tea, meeldida kõigile neile, kes võib-olla pole ammu jumestuskreemi üldse katsetanud ja kasutanud ja tahavad leida sellist jumestuskreemi, mis ei tundu üldse raske või selline nahal keeruline kasutada nii-öelda. Suurepärane, see on nii kerge. No nii, ja see on siis lõpptulemus praegu. Selle jumestuskreemi konsistents on küll kõige kergem jumestuskreem, millest ma siis oma kanalil olen teiega rääkinud või jaganud. Et ta tõesti on selline väga-väga vesine, lausa selline nii kerge, et uskumatu. Ja samas ta katab minu jaoks küll piisavalt, et kes ei otsi sellist väga tugevat katvust, vaid see oli pigem kergemat keskmise katvusega jumestuskreemi, mis jätab väga loomuliku sellise naha moodi lõpptulemuse, siis ma arvan, et see on küll midagi sellist. Ma ei tea, mida teie arvate? Kas te olete The Ordinary jumestuskreemi juba katsetanud ja ma olen kõige viimane inimene maamuna peal, kes selle enda jaoks leidis? Nahk jääb natukene nakku, et ma arvan, et mina teda veidikene naha sisse ikkagi puuderdaks, et ta kestvus siis nahal natukene pikendada, et ta ei tuleks maski kandmisega ninalt ja lõualt ära. Nii ma korra hüppan kaamera eest ära, lõpetan enda meigi ja tulen tagasi ning võtame tänase The Ordinary Serum jumestuskreemi video kokku. Okei, ma olen tagasi. Ma vaatasin oma jumestuskreemiga on vannitoas, kus ma tavaliselt ennast meigin ja mina olen super rahul. Ma pean ütlema, et see on väga ilus. See on väga ilus. Imeline. Mis ma veel oskan öelda? Minu nahal on tavaliselt muret tekitavam jumestuskreemide mõttes. Just see, kuidas ta istub tavaliselt minu kulmude vahel ja kuidas minu nina sõrmete nendes nii-öelda vagudes. Ja see jumestuskreem on siin päris okei. Ta on natukene sellise, nagu nii natukene joonistub siia mingisugust tekstuuri või mingit asja, aga seda on nii vähe. Ja ka nina sõõrmete ääred hästi natukene joonistab sinna sellist nagu jumestuskreemi puudrilisust või midagi sellist. Aga üleüldiselt super. Mulle meeldib. Nii et võtame kokku. The Ordinary lisaks nahahooldusele minu jaoks oskab teha ka jumestuskreeme. Seerum jumestuskreem The Ordinarylt just see, et nad teevad ka jumestuskreeme erinevate alatoonidega. Ja nii kerget, nii vesist jumestuskreemi ei ole ma veel oma kanalil teiega jaganud. Seega, kui sa alati mõtled, et tahaks justkui jumestuskreemi katsetada, proovida, aga nad kõik tunduvad sellised hästi raskemad, kreemisemad, mitte nii loomulikumad, mida võib-olla nahale kanda, siis ma soovitaks sul seda. Ja tegelikult ka kõik teised meigitooted läksid nahale väga-väga mõnusasti. Minu meelest midagi ei jäänud ebaühtlaselt või ta ei tõstnud nii-öelda jumestuskreemi alt ära või ei liigutanud teda. Ja nahatüübi mõttes ma arvan, et ta sobib tõesti väga paljudele nahatüüpidele. Kellel on kuivem, natukene dehüdreeritum nahk, niisutage nahk alt ära ja nendel, kellel on pigem rasusem nahk, siis see koostis ei ole tõesti liialt selline raske, ta ei ole ka liialt kreemine või selline tugevalt niisutav ja tänu sellele võib suurepäraselt sobida ka rasusemale nahatüübile. Ma olen juba põnevil, kuidas katsetada seda ka homme, ülehomme ja üleülehomme. Mina olen super rahul. Kes tunneb natukene lähemalt huvi, siis panen ka kõik lingid video alla. Leiad alati sealt kõik selle, mida ma videos puudutan.
mina siit täna lõpetan. Loodan, et sellised jumestuskreemide katsetamise videod sulle meeldivad. Aitäh sulle täna vaatamast ning minuga koos jällegi aega veetmast. Näeme juba järgmises videos. Olge tublid ning nautige sügist. Tšau ka! Vup, 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 vup.